Tere taas! Võtame järgmised lihasgruppi ja see on meie üks suuremaid ja tugevamaid on jalad ehk jalalihased. Siin jällegi mõned sellised head lihtsad harjutused koduseks treenimiseks. Näitan teile ette nii reie esiosa kui reie tagaosa. Mõni võib olla isegi natuke raskem, kuid siin on ka mõned nipid, kuidas seda natuke kergemalt teha, ehk siis kuidas alustada. Kui me areneme, muutume tugevamaks, siis seda võrra läheb ka harjutus nagu raskemaks ja hakkab lihast ka rohkem tööle. Oma keha raskus on piisav raskus, et treenida jalalihaseid. Selle harjutusega me võtamegi töösse reie nelipealihase ja samamoodi, et saaks rohkem lihasgruppe treenida, on ka sääremari. Selleks on hästi lihtne. Me lähme lihtsalt kükki ja lõpus tõuseme päkkade peale, millega me haarame siis 2 lihasgruppi korraga töösse. Ehk siis tavaline kükk, hoiame käed endale ees, lükkame puusa taha ja kükime alla ja väldime jällegi, et selg läheks küüru, vaid selg oleks sirge. Kui on tasakaaluga natuke probleeme, siis võime selle sääremarja treenimise pooleli jätta ja lihtsalt teeme kükke ilma päkale tõusuta. Kuid päkale tõus annab just ka süvalihastele hea treeningu, ehk siis meil tekib see tasakaal, mille tulemusena me tunneme ennast palju kindlamana. Järgmine harjutus on natukene raskem, kuid hästi tõhus nii reie esiosale kui ka meie tuharalihasele. Selleks on käärkükk. Võtame sellise paraja sammu ette. Jalad lähevad natukene harki, sest siis tekib meil tasakaal. Muidu, kui me oleme päris ühe joone peal, siis meil tekib see tasakaal kaob ära ja me võime kas või kukkuda. Keha liigub otse alla. Väga sügavale alguses ei ole mõtet minna, sest see võib koormata teie põlvesid. Kui põlved ei valuta, seda rohkem me võime tegelikult allapoole minna. Ehk siis me treenime alguses ühe jala, kuskil 15 kordust. Kui see on valmis, vahetame jalga ja teeme teise jala samamoodi 15 kordust. Kui see 15 kordust on liiga raske, siis teeme täpselt nii palju, kui meil on sobilik ja nii palju, kui me jaksame. Võtame järgmise harjutuse. See nüüd on nendest kõige raskem, kuid selleks oleks meil vaja sellist väikest abivahendit, on selline ümmargune pall. Kui kellelgi on selline kodus vanasti jäänud, selline rannapallgi, selline suurem, see sobib ka meil ideaalselt. Peaasi, et õhku ta peab. Alustuseks, et olla kindlad, et me tasakaal on piisav, siis me paneme jalad palli peale, oleme selili põrandal ja tõstame lihtsalt puusa ülesse ja hoiame. Sellega me treenime ka stabiliseerivaid lihaseid, ehk siis tasakaal tuleb. Kui meil see asend on käes, siis on kindel see, et järgmine sooritus, ehk siis reie tagaosa treenimine, see on teil käpas. Aga mis täpselt tegema peab, kohe Tea näitab meile. Siit nägite harjutusi koduse treenimiseks just jalalihastele. Kui teie jalalihased on juba tugevad ja need harjutused jäävad teile kergeks, siis on viimane aeg võtta tee Sparta spordiklubisse.